Tere, head kuulajad ja vaatajad. Täna on meil stuudios Karl-Olav Rääk, Liidia Hõbesalu ja mina, Pille Voll. Ja täna me tahame rääkida sellest, et sotsiaalmeedias on levimas Eesti rahvast ja kogudusi lõhestavaid ja omavahelist vaenu õhutavad videod ja artiklid ja lausa selline lausvale. Ja see on seotud just Iisraeliga, Iisraeli teemaga ja meie kristlastena tunneme vastutust sellele reageerida. Ja me ei ole muidugi ainult siin kolmekesi, vaid meie taga on ka kogu evangeelne kristlaskond ja vabakogudused. Ja tõepoolest tõe ja eksituse vahel käib leppimatu võitlus, aga see on ootuspärane. Ja just valgus ja pimedus kuidagimoodi ei sobi kokku ja selleks me täna olemegi siin. Jeesuski, kui oli aeg, selline aeg, kus ta pidi ütlema, et ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale, vaid ma olen tulnud tooma mõõka. Ja sellega seoses meenub mulle ka Martin Luteri ütlemine mõni aasta peale reformatsiooni. Ta ütles nii, et mina oleksin soovinud elada rahus, kuid mind paisatakse võitluse keerisesse. Ja meie oleme praegu täpselt samas olukorras. Meid on tõmmatud võitluse keerisesse ja meie ei tagane mitte, vaid me siis võtame väljakutse vastu ja nüüd on aeg avalikuks väljaastumiseks. Pealegi nüüd meie aja kogudusel ehk lõpuaegade Kristuse ihul on väga suur vastutus. Isegi suurem vastutus, kui oli meie eelkäijatel, sellepärast et see vaimne pärand, mida me oleme saanud esimeselt koguduselt, see on meile antud, lisaks need ilmutused, mida Jumal on sellel ajal kogudusele ilmutanud ja see lisavalgustus, millega ta on kogudust valgustanud, kuhu kuulub ka või mis puudutab reaalselt ka Iisraeli taastumist, tema tegelikku kutsumisse Jumala poolt. Ja see on nüüd see teema, miks me selle teema täna üles oleme võtnud. Ja võib-olla alustamegi kohe ka sellest, et täna räägime siis ühest saatest, nimelt Varro Vooglaiu saadetest ja üks hilisemaid saateid ka, kus minu meelest tegelikult see punane joon on ammu ületatud, et selline evangeelsete kristlaste lausmõnitamine oma saadetes, et see on ikkagi pahandanud väga-väga paljusid kristlasi. Ja täna me räägime ühest saatest, kus oli ka tõesti häbematult ja vägivaldselt välja lõigatud klipid ja siis antud nendele kontekstist välja lõigatud klipid saatest, kus sina rääkisid Iisraelist ja see oli Jeruusalemmas salvestatud Jeruusalemma palvus hommikusöögi siis saade. Ja siis seda klippi oli siis kasutatud, et oma narratiivi siis kuidagi siis seletada ja peegeldada. Et ma ei tea, et võib-olla siis kumb teist alustab, et miks see saade just siis pani sind ka nagu reageerima, Karl? Jah, et tavaliselt ma Varro Vooglaiu saateid ei vaata, et ärge küsige miks. Aga tavaliselt ei vaata ja Liidia juhtis minu tähelepanu sellele, et seal saate lõpuosas on mingid imelikud väited. Ja siis ma võtsin ja vaatasin selle saate lõpuosa ja see tõesti sisaldas mõistete moonutamist, kontekstist välja tõstmist ja otsest väärinformatsiooni. Ja esimene reaktsioon muidugi oli see, et vast ei peaks sellega üldse tegemist tegema, et see oli üsna ebameeldiv ja teada on, et kui hakata ebameeldivate asjadega tegelema, siis jääb endale ka märk külge ja tulemused nagu inimlikult ei ole kuigi head. Aga samas piiblis Efesuse 5.11 öeldakse, et ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Nii et otsustasin ikkagi ette võtta selle faktide väljatoomise ja kindlasti ütlen üle, et see ei ole isiklik rünnak kellegi isiku vastu, see on väidete faktiline analüüs. Ja sellisena tuleb seda tänast saadet ka võtta. Ja kuidas siis sind isegi on nimetatud selles samas saates
siis Eesti kristliku sionistliku liikumise grupeeringu eestvedajaks. See on väga auline nimi, kui ma seda oleksin. Ma nagu küll ei tea, et ma mingit sionismi eest veaksin. Iseenesest sionism ei ole mitte paha asi, vaid hea asi, võib-olla räägime hiljem sellest. Aga et need, mis nagu, mitte et ma solvuksin, sest tegelikult kui me nimetaksime seda tagakiusuks, mis see ka on, siis on see õnnistuseks. Ja piibel ütleb ka, et rõõmustage, kui teid taga kiusatakse õiguse pärast ja Kristuse pärast, nii et mul on põhjust igati rõõmustada, aga Varro Vooglaiu avaldused ja videod sotsiaalmeedias vabakoguduste, samuti ka EKRE erakonna ja kõigi nende vastu, kes Iisraeli toetavad ja Iisraeli eest palvetavad, need on kuidagi kummaliselt paaniliseks muutunud. Mulle tundub, et kas on mingi rahutus, mille pärast see rahutus on tekkinud siin, et tegelikult meie väga oleme austanud ja austame Varro Vooglaidu, kes on teinud väga palju head, seisnud õigete väärtuste eest Eestis ja teinud tõsist tööd südamega ja siiralt. Aga mis on siis nüüd juhtunud, et on tekkinud selline konflikt? Miks on juhtunud niimoodi, et härra ei suuda leppida sellega, et alati ei ole tal õigus? Meie näiteks peame ikkagi leppima aeg-ajalt sellega, et meil ei ole alati õigus ja me oleme ka valmis olema mõnikord tahaplaanile jääma. Kõige tähtsam on see, et Jumal, tema plaan ja tema kuningriik ja tema tõde saaks esile tõusta ja meie oleme ju tema teenrid, eks ole. Ja me teame ka seda, et kõik kristlased, kes loevad piiblit, teavad väga hästi Iisraeli ajalugu ja Jumala plaani ja lepingut ja teavad ka seda, et Iisraeli vihkajatel ei ole kuigi hästi läinud. Mina veel ei tea ühtegi riiki, ühtegi isikut, ühtegi liikumist, kes oleks Iisraeli vastu läinud, et tal oleks hästi läinud. Nii et siin on meeleparanduse koht. Meil kõigil, me tegelikult oleme võlglased Iisraeli eest, me võlgneme piibli eest nii palju Iisraelile. Ja niisiis see tüli ja vaenu õhutamine peab lõppema. Ja mina olen nagu väga seda meelt, et konfliktid on loomupärased, nagu sa enne ütlesid, see on ootuspärane, sest seal, kus Jumal midagi teeb, seal on alati konflikt. Ja kui on tegemist mingi territooriumiga, millega Jumalal on plaan, siis selle territooriumi pärast on alati konflikt, kes kontrolli saab. Ja siin on reaalselt tegemist siis Iisraeli rahvaga ja Iisraeli territooriumiga. Just, et räägime veidikene, et mis see põhiiva on, et kus see vastuolu ja probleem siis ikkagi tekib, et miks vihatakse täna niivõrd palju Iisraeli juute, tuuakse Iisraeli kui agressorit ja nii edasi. Tegelikult Iisrael ei ole, kui me vaatame ajalugu, siis Iisrael ei ole ühtegi sõda alustanud tegelikult. Kõik sõjad, milles ta on osalenud, on tema vastu tuldud. Ja võib-olla me räägiksime ka sellest, et kuidas kujuneb inimeste arvamus ja seisukohad ja hoiakud, et me peaksime olema ikkagi väga allikakriitilised. Ja väga oluline on ka, kust allikast me oma infot siis ammutame. Ja võib-olla sa siis räägid veidi sellest, et nendest ka faktidest ja kust jõuab see info Eesti vaatajani, kuulajaskonnani? No alustaks üldse sellest, et mis asi on tõde. Et me elame niinimetatud tõejärgses ajastus ja see tähendab seda, et igaühel on oma tõde. Et niimoodi öeldaksegi, et minul on oma tõde, sinul oma tõde, keegi ei tea, mis see päris tõde on ja kõik on nagu soopinnas, et mitte kusagil ei ole ühtegi kindlat kohta, kõik õõtsub ümberringi. Aga see ei ole tõsi. Tegelikult on täiesti kindlad tõed olemas. Toon näite, et ma võtan pastapliiatsi ja lasen lahti selle, see kukub alla. Ja see, et alla kukub, on loodusseadus ja eesti keel on huvitav. Loodus, see tähendab, et see on loodud, see on looja poolt loodud seadus ja see kehtib igal juhul. Ja inimesed võivad uskuda igasuguseid asju. Keegi võib uskuda ka seda, et see pastapliiats jääb õhku hõljuma või hõljub ülespoole. Ja inimese võib sundida seda uskuma. Aga mida pastapliiats teeb, ta igal juhul kukub alla, see on täiesti raudne seadus.
ja selline vahe ongi ja vaimses plaanis on piibel samasugune, täiesti kindel nagu raudvai. Kõik selle ümber võib kõikuda, aga piibel on kindel. Ja kui me hakkame hindama mingeid asju, siis peaksimegi võtma sellise seisukoha, et me usume neid asju, mis on kindlalt tõesed igal juhul. Ja teaduses on allikakriitilisus selline nõue, et ühtegi teadustööd või isegi kursuse tööd ei saa teha, kui ei kasuta allikakriitilisuse läbinud materjale. See tähendab, et nad peavad olema usaldusväärsed, nad peavad olema piisava toetusega ja nad peavad olema kindlalt tõesed. Ja samamoodi me peaksime hindama ka seda, mida me arvame maailma asjade kohta. Ja kui me nüüd tuleme selle sama Iisraeli teema kohta juurde, siis kus kohalt me andmeid võtame, kus kohalt me seda oma tõde ammutame. Ja räägitakse sellest, et Iisrael on tohutult palju tsiviilisikuid tapnud ja seda nimetatakse genotsiidiks ja massimõrvaks ja milleks iganes. Ja kui me vaatame, kus kohalt need andmed tulevad, siis tulevad Palestiina tervishoiuministeeriumist. Ja Palestiina ei erista võitlejaid tsiviilelanikest. Nad ei anna välja surnud võitlejate nimesid. See tähendab, et kõik pannakse ühte katlasse. Ja enamus nendest hukkunutest on sõjaväelased, aga nad lähevad tsiviilelanike kirja. Aga teatavasti on Palestiina valitsus ka ju tegelikult võrdusmärgi Hamasiga tõmmata, et see on täiesti Hamasi kontrolli all, kogu see piirkond, nii et me võime siis arvata, kui tõesed need faktid on, eks ju. Ja see võime ajaloolise analoogia tõmmata, et USA, kui ta Vietnami sõda pidas, siis tehniliselt Ameerika võitis selle sõja, aga ta kaotas selle sõja propaganda tõttu. Ja kui vaadata, miks Ameerika selle Vietnami sõja üldse ette võttis, siis nende eesmärk oli kommunismi pidurdamine. Nad ei tahtnud, et kommunism selle Aasia üle võtaks ja sellepärast nad sõdisid seal Põhja-Vietnamiga. Aga nad kaotasid selle tõttu, et seesama kommunistlik leer võttis üle Ameerika ülikoolid. Ja tekkis nii suur poliitiline ja avalikkuse surve, et nad pidid selle sõja katkestama, et mitte valimiskaotust saada ja mitte jääda alla sellele tohutule protestilainele, mis üle Ameerika käis. Ja täpselt sama süsteem toimib ka praegu. Et islamistid, nad tekitavad teadlikult inimohvreid omade hulgas, et see info vasakmeediale ette sööta ja läbi nende samamoodi ülikoolid ja palgalised protestijad, nad ju kõik nõuavad Palestiina vabastamist ja agressioonisõja lõppu. See on täpselt sama süsteem. Sama mudel, jah. Ja kui nüüd vaadata, et mille alusel Varro Vooglaid oma väited esitas, siis põhiosas tema väited baseeruvadki sellel konflikti vastaspoolel. Hamas, Hezbollah, nad on tuntud oma valeliku propaganda levitamise poolest, et see valeinfo ongi nende relv, nende hübriidsõja relv. Ja järelikult Varro Vooglaidil on nagu puudulikuks jäänud see allikakriitiline info filtreerimine. Ja ma ei tea, võime järjest väited läbi käia. Võtame mõned olulisemad. Jah, et see esimene väide, mis sealt kõlas, mille ma kirjutasin välja sealt täpselt, et perekond Helmed on sionistliku projekti reservatsioonideta toetajad. Ja siin on nagu kaks asja kokku pandud. Esimene asi, mis asi on sionistlik projekt. Et Varro Vooglaid kasutab palju seda väljendit sionistlik projekt. Ja kui vaadata, millega ta seda sisustab, siis vaatan kuskil tagapool, et siin on
ühesõnaga, see ongi genotsiid, tsiviilelanike tapmine, naiste-laste tapmine, agressioon ja kõik need asjad on kokku pandud sellesse väljendisse sionistlik projekt. Ja nüüd teine osa sellest väitest, et perekond Helmed on selle sionistliku projekti reservatsioonideta toetajad. See ütleb siis ühesõnaga seda, et perekond Helmed reservatsioonideta ilma mingite tingimusteta toetavad genotsiidi, laste tapmist, valutussõda, kõike seda halba. Ja see on moonutatult kokku pandud siis. Täpselt ja siis on seal see väljas. Ja videolõik oli kontekstist välja tõstetud, et sealt oli välja lõigatud see osa, kus Martin Helme ütleb, et me peame Iisraeli reservatsioonideta toetama. Et see on ju õige, aga millest see jutt on, teie teate täpsemalt, millest see jutt tegelikult käis. Aga siin on nagu üsna pahatahtlikult kaks asja kokku tõstetud ja väga vale mulje jäetud sellest, mis tegelikult toimus. Aga minust oli tal see ühe lõigukese, kus oli ainult mõned sõnad, et me peame toetama Iisraeli. Aga mis enne seda oli, miks me peame toetama? Jah, see oligi kolmas rünnak kristlaste vastu. Et võib-olla räägime ka sellest, et miks pärast mõistetakse Iisraeli hukka, kui me rääkisime alguses, et Iisrael pole tegelikult ühtegi sõda alustanud ise, vaid kui talle tungitakse kallale, siis tal on õigus enese kaitsele ja millegipärast on siis, ja kuna neid vaenlasi on tegelikult seal ümberkaudsetes riikides ju, näiteks Liibanon on andnud oma territooriumi terroristlikele grupeeringutele, Iraan, see on põhi, eks ju, selline, kust kõik see tuleb ja paljud teised riigid, Süüria, et neid vaenlasi on palju ja kui tema nüüd läheb, siis vastab nendele rünnakutele ja läheb siis nii-öelda enesekaitseks ka teise riigi territooriumile, kus kohas need grupeeringud ja et millegipärast siis on suur nagu paanika ja hukkamõist, aga samas just eile juhtus ka see, et Ukraina siis pommitas Moskvat ja Venemaa on Ukrainale kallale tunginud, eks ju, ja Ukrainat keegi ei mõista hukka. Ukraina läks agressorriigi tagalasse. Just. Ja see ei ole probleem, aga kui Iisrael läheb agressorriigi tagalasse, siis oi kui paha. Et küsin ka võib-olla siis sinu käest vahepeal, Liidia, et mis on see vaimne põhjus, miks siis juute nii palju vihatakse? Üsna palju, et mis... Sellest võiks muidugi väga pikalt rääkida. Ja ma olen selle enda jaoks väga selgeks teinud ja iga kristlane peaks seda mõistma, et see hakkas juba Edeni aiast. Aga me nii pikka lugu ei räägi, võtame lähema ajaloo. Esiteks, Jumal tegi lepingu Iisraeliga ja Iisraeli rahvas ja riik tuletavad kõigile meelde, et Jumal on olemas ja seda vihatakse. Saatan vihkab Jumalat. Nii et ta vihkab Jumalat ja Jumala inimesi, ta vihkab maad, mis on Jumala oma tegelikult, see ei ole Iisraelimaa, see kuulub Jumalale. See on Jumala maa ja Jumal on selle maa endale valinud ja selle rahva valinud ja miks ta on valinud, sellest võime teistes saadetes rääkida. Igatahes me oleme võlglased Iisraeli ees ja sealt on tulnud leping, sealt on tulnud seadused, õpetused, 10 käsku. Ja millest siis 8 on, et sa ei tohi valet rääkida, eks ole, millest meil siin jutt ongi, et see on vale info, mida me esile toome, mida siis härra Varro Vooglaid tõe pähe räägib, seal on väga palju moonutatud ja valet infot, aga sa ei tohi valet rääkida oma inimese kohta, see on vale asi. Nii et Piibel ütleb ka, et kes Iisraeli õnnistavad, neid õnnistab Jumal ja kes neid neavad, saavad neetud. Meie ei taha Eestisse needust, me ei taha Eestisse, siin on nüüd hästi palju juttu julgeolekust ja kaitsejõududest ja kõik. Ja siis ma ise kodus kuulasin seda, mõtlesin, et üks põhjus, kui me tahame, et Eesti oleks kaitstud, lõpetage Iisraeli needmine. Siis Jumal saab meid õnnistada ja kaitsta, sest meil niikuinii oma kaitsejõudusid ei ole. Meil ei ole seda julgeoleku tagatist. Meie ainus julgeoleku tagatis on Jumal. Ja kui te Iisraelit näete, mida te siis ootate? Ja see ongi üks pisikene maalapikene ja sa nimetad seda agressoriks. Kelle käest ta selle ära okupeeris, selle pisikese
1% kogu Lähis-Ida maadest, kellelt ta selle okupeeris. aga võib-olla vaatame ka neid ajalooliselt neid Jumala poolt tõotatud maa-alasid, mis sa mõtled nagu andmeid? no need maa-ala suurused, Ja, mida ja. Jumal on ka piiblis, kui me räägime piiblist, siis see on ikkagi selline käsiraamat kogu Piirid inimkonnale. on ära toodud. Ja Jumal ja piiblis on need ära toodud, need algsed Aga Iisraeli käes ei ole seda maad, mis on Jumal talle piiblis ära toonud, mis talle võiks kuuluda. Ma toon näiteks niisugused näited. Maa-ala suurus, mille Jumal lubas Iisraelile, on 300 000 ruutmiili ehk 777 000 ruutkilomeetrit. Taaveti kuningriigi ajal oli see juba vähem, 200 000 ruutmiili ehk 518 000 ruutkilomeetrit. See muudkui vähenes. Praegu on seal vaid 8000 või 8,1 tuhat ruutmiili ehk 21 000 ruutkilomeetrit. Nii sellegi kohta öeldakse, et Iisrael tuli ja okupeeris selle. Nii. Ja kuid ometi see on ajalooline Jumala poolt määratud asupaik, milleni juudid jõudsid läbi katsumuste, kui nad tulid tagasi Jumala poolt määratud maale. Ja üks peamisi põhjusi ongi, nagu ma enne mainisin, miks Iisraeli vihatakse, et juutide olemasolu meenutab ja kinnitab Jumala olemasolu kõigile. Ja kui on olemas Jumal, on olemas moraalsed väärtused. Kui on olemas moraalsed väärtused, siis peab nende järgi ka elama. Juutidelt on tulnud Toora, õpetus, kuidas peaks elama maa peal, eks ole. Ja kuidas üldse peaks funktsioneerima. Sealt on tulnud meie päästja, see on kõige tähtsam. Messias. Ma mõtlen ka seda, et kui me räägime siin väga palju härrased korrutavad rahvusvahelisest õigusest, ehk siis seadused, mida inimesed on kinnitanud, rahvusvahelised õigused, mille järgi siis kaasaegne tsivilisatsioon elab. Aga kas ei ole mitte nii, et Jumala sõna on nagu kõige ülim, kõrgeim seadus, ülim nagu seadus ja ülim autoriteet, sest inimesed, kui me võtame paralleeli, siis inimesed võivad seadusi ju teha, muuta. Praegu meil on just vastu võetud Riigikogu poolt just nende päevade sees terve hulk seadusi, mis on väga kohutavad meie Eesti jaoks, on vastu võetud mingi aeg tagasi kooseluseadus, abieluvõrdsuse. Kas need seadused on ülimad? Jumala sõna on ülim. Just. Et võib-olla ka vaataks korraks, ma ei tea, seda natuke ajalugu, kui me räägime nüüd sellest, et Saalomoni valitsuse järel jagunes Iisraeli riik mitmeks osaks. Ja loomulikult sa rääkisid ka nendest maa territooriumi suurustest, eks ju. Ma kujutan ette, see on minu oletus, ütle, kas see on õige, et Iisraeli rahvas kaotas ka maid sellepärast, et ta ei olnud sõnakuulelik ja Jumal lasi tema vaenlastel siis vallutada neid maid ja ta oli ka ja 2000 aastat üldse oli ta laiali paisatud ja praegu on see, millega Jumal tegeleb, ta kogub oma rahvast tagasi. Ja see on sionism. Ja just. Ja nüüd võib-olla ei rutta ette, aga räägime sionismist ka natuke hiljem, aga võib-olla räägiks sellest, et kes on valitsenud nendel Iisraeli territooriumitel need 2000 aastat ka ja võib-olla enne seda nii-öelda agressorid, eks ju. Et assüürlased vallutasid selle 722 aastat enne Kristust, Babyloonia 587 aastat enne Kristust, Pärsia ehk siis Iraan 539 enne Kristust, Kreeka 332 aastat enne Kristust, Rooma 63 aastat enne Kristust ja 70 aastat peale Kristust see tempel lammutati ja rahvas nimetati kivilistide järgi palestiinlasteks. Ja roomlased säilitasid seda võimu siis kuni 700 aastat, aga siis tulid moslemid kuni 1100 peale Kristust ja siin oli ka vahepeal need ristikrusaadid, vägivalla, vere ja mõõgaga, eks ju, mis on kõike muud kui kristlus. Siis tulid ottomani türklased, kes kontrollisid seda ala 1517 kuni 1917 ja sealt nüüd hakkas see sionistlik liikumine, et juudid hakkasid tasapisi tulema siis Briti mandaadi ajal
kui ma ei eksi, tagasi Iisraeli maale, mis oli muidugi kõrbeks ära küntud. Ja tegelikult enne seda veel oli, me praegu vist alustasime seda Saalomoni kuninga ajast, eks ju, seda lugemist. Aga Karl, kas vahepeal on sul mingisugused mõtted tekkinud siin, mida sa tahaksid öelda? Ma tuleksin tänapäeva ja räägiks mõned faktid Iisraeli kohta, mis võib-olla natuke nihutavad inimeste arusaamist sellest konfliktist seal. Et Iisraeli vastaste jutust jääb nagu selline mulje, et tohutult suur ja võimas Iisrael kiusab väikesi ja õnnetuid araabia riike. 1% kiusab 99%. Tegelikult, kui me vaatame, siis ma ei tea, kui paljud teavad, et Iisrael on pindalalt poole väiksem kui Eesti. Praktiliselt pool Eestit on nende pindala ja seal on umbes 10 miljonit elanikku, kellest umbes enam-vähem 8 miljonit on juudid. Muide, üks vahemärkus on see, et Iisraelis elavad täiesti rahulikult 2 miljonit araablast. Ja kusjuures, kui neile antakse valida, et kas nad elavad seal Iisraeli poole peal või Palestiina või mõnes teises araabia riigis, siis nad valivad Iisraeli, sest neil on seal täielik rahu ja neil on majanduslikult parem olukord kui nendes naaberriikides. Ja 10 miljonit elanikku siis kokku, kellest umbes 8 on juudid. Need ümbritsevad araabia riigid, nende pindala on 775 korda suurem. Iisrael on nagu kübe seal nende suurte riikide vahel. Nende rahvaarv on 47 korda suurem. Jälle, et nad on imetillukene riik ja seda ei saa isegi Taaveti ja Koljatiga võrrelda, sest see Koljat peaks olema siis veel 10 korda suurem. Ja raske on nagu ette kujutada, et nii tillukene riik siis kiusab kõiki ümberkaudseid araabia riike. Ja Iisrael on surutud mere ja vaenulike riikide vahele, neil ei ole kusagile taanduda. Sealt tuleb see kurikuulus loosung, et jõest mereni, mis tähendab seda, et pühkige nad sealtki minema. Hävitage Iisrael. Ja nagu öeldud, et Iisrael ei ole mitte ühtegi sõda ise alustanud. Seal võib teha möönduse, et 3 sõda on nad alustanud ilma, et neid oleks formaalselt teise riigi poolt rünnatud. Aga seal oli ka põhjuseks, ükskord nad osalesid sõjas Egiptuse vastu koos Inglismaa ja Prantsusmaaga. Ükskord nad ründasid Liibanoni lõunaosa, kus samamoodi, siis oli Palestiina vabastusorganisatsioon, kes lakkamatult ründas Põhja-Iisraeli sealt. Ja enesekaitseks, kestab siiamaani. Peale seda, kui nad selle esimese sõjaga nagu selle Palestiina vabastusorganisatsiooni laiaks vajutasid, moondus see Hezbollahks. Ja nüüd jätkub see sama asi. Et see ei ole seal mingisugune agressioon, vaid see on puhtalt enesekaitse, sest sealt lähtub lakkamatult raketid, pommid, noarünnakud, mis iganes. Ja võib-olla ajaloost veel, et kust see Palestiina riik üldse pärit on. Palestiina vabastusorganisatsioon asutati 2. juunil 1964 Araabia liiga kohtumisel ja see oli Nõukogude Liidu KGB ja Araabia liiga ühisprojekt. Et selle kohta on tõendid olemas. Ja KGB nimetas Arafatile, Yassir Arafat oli siis nende juht ja talle määrati Rumeenia kureerija ja maksis talle $200,000 kuus selle töö eest. Ja see projekt loodi 1964 ja riigina tunnustati alles 1988. aastal mõnede riikide poolt. Ja kui nüüd rääkida ÜRO usaldusväärsusest, siin on jälle, ma ei mäleta, kas selles saates ka, aga Varro Vooglaid on alatasa kasutanud seda argumenti, et ÜRO mõistis hukka Iisraeli agressiooni. Ja ÜRO on olnud Iisraeli vaenulik aastakümneid. Ja ma võtsin ka andmeid välja, aga neid on liiga palju, et neid ette lugeda, aga üldine järeldus on see, et umbes 70% kõikidest maailmas välja antud resolutsioonidest, see tähendab hukkamõistudest, on selle pisikese Iisraeli riigi vastu. See sama tillukene rahva kübe seal suurte riikide külje all
neile on suunatud ligi 70% kõikidest hukkamõistmisest ÜRO poolt. Ja kõikide ülejäänud maailma riikide kohta on siis nagu see ülejäänud 30%. Ja mis näitab seda ÜRO suhtumist ja tõearmastust, on see, et kui me vaatame, kui palju on islamiriikide vastu esitatud neid süüdistusi, 0. Ainuke, kelle vastu nüüd hiljaaegu natukene protesti avaldati, oli Iraan, aga siis ka mitte selle puhul, et ta oleks Iisraeli vastu midagi teinud, vaid et ta ründas teisi araabia riike. Iisrael ei huvitanud kedagi. Ja veel üks huvitav detail ÜRO kohta on see, et mitu resolutsiooni on välja antud kommunistlike või sotsialistlike riikide suhtes. 0. Et sellised riigid nagu Hiina, Kuuba, Pakistan, Saudi-Araabia, Zimbabwe, Alžeeria, Siina, Egiptus, Gaza, Irak, kõik sellised riigid, mitte ühtegi. Teada on, et seal toimuvad üsna rängad inimõiguste rikkumised ja muud kuriteod, aga ÜRO-d ei huvita see absoluutselt. Ja võib küsida, et aga millest siis selline kummaline kallutatus seal ja küsimus on selles, et jõud on just selle araablaste ja kommunistide liidu käes. Nad hääletavad ÜRO-s blokkidena. Kõik araablased koos ja nendega liidus on ka kõik kommunistlikud riigid. See tähendab, et nende vastu ei saa mitte mingi väega. Ja siis tulenebki see, et see pisikene Iisraeli riik on pidevalt hukka mõistetud. Ja kui nüüd inimesel natukene autunnet on või tõetunnetust ja kui tal on võime natukene andmeid otsida, siis ta peaks aru saama, et see ei ole tõsiselt võetav allikas. Jah, nii palju sellest praegu. Aga ma mõtlen siin praegu teid kuulates ja et ma mõtlen seda, et tõepoolest inimestel, kes ei ole, kuna me teame, et Iisraeliga seotud, meie kristlastena teame, et Iisrael on Jumala rahvas, Jumala valitud rahvas, kellega ta on teinud lepingu, siis on arusaadavalt mitte kristlastel ja ka nendel, kes võib-olla ei loe piiblit, on raske aru saada seda päris põhjust. Sest nagu sina tõid välja ja ka sina, Liidia, rääkisid, siis me näeme seda sellist kallutatust ja sellist kahepalgelist suhtumist. Ja muidugi me teame ka katoliiklaste sellist ajaloolist vihavaenu Iisraeli vastu. Ja tegelikult siin ongi meie kristlastena, miks me seisame Iisraeli eest? Sest me oleme lugenud piiblit ja me loeme piiblit. Ja piiblis on ka ikkagi, me näeme seda, et võib-olla räägime Jeruusalemmast, et miks see linn on nii oluline, et Jumal on valinud selle linna. Miks pärast on Jeruusalemma pärast käib võitlus, tegelikult on ju, kui me nüüd vaatame kristlikust vaatevinklist, siis tegelikult võitlus käib selle Jeruusalemma pärast. Sest Jeruusalemmaga on seotud ju ka väga olulised asjad ja ka kristlikust usust lähtudes ka Messia tagasitulek. Ja räägi võib-olla, mis seal Iisraelis või Jeruusalemmas kõik on toimunud, et kuidas seal Abraham tõi ju oma poja Mooria mäel. See on väga huvitav, kuidas see riik üldse alguse sai ja see Jeruusalemma koht, see paik on väga oluline. See on see paik Jeruusalemm, Mooria mägi, kus on alati toimunud midagi väga ajaloolist, kus tehti leping, mille alusel Jumalal oli legaalne õigus siseneda inimkonna ajalukku selle lunastamiseks, andes seal samas paigas oma poja Kristuse. Ja sellepärast ta tegigi oma esimese lepingu Abrahamiga Mooria mäel. Ja kui nüüd Jeruusalemmast... Kus see Mooria mägi asub tänapäeval? See ongi Jeruusalemmas, seal on niimoodi, et ma uurisin ka nagu, et natukene eemal see Golgata on ka Mooria mäe üks osa tegelikult, eks ju, et Jeesus Golgata mägi. Ja löödi seal risti. Ja Abraham tõi oma poja ohvriks, kuigi Jumal ainult katsus teda läbi, ta ütles ära too oma poega, et mul on juba ohver valmis vaadatud. Aga see on nagu selline Jumala, need on vaimsed aktid, et Jumal saab usaldada inimest
kellega ta on teinud lepingu, kes on talle sõnakuulelik ja kuna Abraham uskus, ta oli sõnakuulelik, siis Jumal sai valida Abrahamile ka rahva, eks ju, sest Abrahami järglastest saigi Iisraeli rahvas ja kui oleks Eestist leidunud mõni selline, siis oleks ilmselt Eestist saanud see rahvas, aga sellest tuli see Iisraeli rahvas ja ma loeksin ühe kirjakoha. Ma veel kõigepealt, enne kui sa loed ühe repliigi ja milleks üldse on Jumalale vaja rahvast? Et kui me räägime sellest, et ta leidis ühe ustava inimese Abrahami, tema kaudu ta tegi siis selle lepingu, valis selle rahva, enda rahvaks. Jumalal oli vaja rahvast, kelle kaudu suhelda ka teiste rahvastega, kelle kaudu tuua esile oma seadused, oma plaanid ja nii edasi ja ka päästja inimkonnale, sest inimkond oli ju pattu langenud ja Jumalal oli valmis päästeplaan. Ta plaanis anda oma poja ja ta leidis selle ustava inimese Iisraeli rahva seast. Kuigi ta ei olnud siis ta ei olnud Iisrael, aga sellele tulemusel ta valis selle rahva, millest siis Abrahamist siis tegelikult lähtus. Tema järglased. Me ei tea, mis rahvusest Abraham ennem oli, aga ta oli seal Uuri linnas, ta üldse teenis ebajumalaid, ta oli täitsa pagan. Ja temast lähtus tegelikult Iisraeli rahvas ja Jumalal oli vaja seda rahvast. Ja loomulikult ta on andnud oma rahvale seadused. Iisrael ei ole olnud alati sõnakuulelik, mille tõttu Jumal on ka karistanud neid ja on ka loomulikult ka pillutanud neid laiali ja samas ta ei ole kunagi öelnud, et see leping, mille ta tegi Abrahamiga, et see kuidagi kehtetuks muutuks, vaid see leping on endiselt kehtiv ja tema süda on oma rahva poole, tema igatseb tõmmata tagasi oma rahvast ja enda juurde. Ta kinnitas selle lepingu nüüd Uue Testamendi näol nagu Jeesuses, eks ole, andis oma poja. Ja Sakaaria 2.16 ütleb, ja issand võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma. Ja siis 12.3 sama Sakaaria. Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile, sellepärast ta jääbki jalgu kõigile. Seal võideldakse, kes kontrolli saab, sest ta on valitsuspaigaks mõeldud. Aga kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid, nii et kallid inimesed, ärge rebestage endid, ärge laske juhtuda seda, et Eesti saab rebestatud kuidagi, sest ta ütleb, et paganad koguned tema vastu, Jeruusalemma vastu, aga seal juhtub midagi nende paganatega. Me ei taha olla need, kes lähevad Iisraeli ja Jeruusalemma vastu. Nii et see on konfliktide keskus ja sest see on valitsuspaik. Jeesus suri seal, ta tõusis seal surnuist üles ja ta tuleb sinna tagasi. Ja see on maailma keskpunkt ja see on valitsuspaik ja valitsuspaiga pärast nüüd see Lutsifer hirmsasti tõmbleb. Nii et kelle poolel me siis osutume nüüd oleme võideldes Iisraeli vastu, kas selle Lutsiferi pool või Jumala pool. Nii et siin on väga rasked, need on valik, me oleme valikute ees, kallis kuulajaskond. Ja teid, armsad inimesed, on süüdistatud sionismis. Nii et see on hea asi tegelikult. Kristlikud sionistid. Karl, mida tähendab sionism üldse? Räägi natuke lahti. Kas on midagi niisugust? Kõige lühemalt öeldes on see Iisraeli rahva õigus elada oma kodumaal. Täpselt nagu Eesti rahval on õigus elada oma kodumaal. Et meil on väga palju sarnasusi juudi rahvaga ja Iisraeli rahvaga tegelikult. Ja kui me seda toetame, siis me oleme kristlikud sionistid. Aga tegelikult me oleme Jumala lapsed. Nii et selles sõnas ei ole midagi halba ega valesti. Et teatud härrased on kuidagi soovinud jätta sellele sellise halva maigu ja sellest on väga kahju. Aga võib-olla ka räägime veel sellest, et natukene ma tahaksin peatuda veel sellel Jeruusalemma palvusommikusöögi salvestusel. Et paar asja, mis seal väga olulised olid, mida siis ei olnud, mida Varro ei soovinud avaldada, vaid sealt teatud asju. Siin juures väike repliik, et vaadake kõik Liisa treeningkeskuse lehel on Jeruusalemm pre-breakfasti saade ja vaadake otsast lõpuni ja oma silm on kuningas.
et me olime sinuga Iisraelis, eks ju, me olime oma silmaga, sina käisid selles, mina selle grupiga kaasas ei käinud, kes Samarial, see Juudas käis, eks ole. Ja mis seal tegelikult ja kuidas see nii-öelda hõivamine, Iisraeli hõivamine välja nägi, see ei ole mitte võimamine veremõõga ja verevalamisega, vaid see on rahumeelne, see on kõrbeala, praktiliselt viljatu ala viljakaks tegemine, infrastruktuuri loomine, nad on valmis minema paika, mis ebamugavates tingimustes ehitada üles see maa uuesti, sest palestiinlased ei ole seal midagi ju teinud. Esiteks need Palestiina linnad, millest me mööda sõitsime, me nägime oma silmaga, väga paljud neist on täiesti tühjad, seal on ehitatud väga palju selliseid täiesti Hollywoodi stiilis selliseid villasid, mis on tühjad, tänavad on tühjad. Kuna rahastatud, eks ju. Ja inimesi tänavatel pole. Siis meile siis ka ametlikel nii-öelda andmetel teatati, et väga paljud, et seal elavadki inimesed Palestiina aladel, nii-öelda see Palestiina omavalitsusala, elavadki inimesed Araabiast, kes võib-olla viibivad seal kuu või paar nädalat aastas ja samal ajal on nad nii-öelda siis nimekirjas, rahvastiku nimekirjas ja ka Palestiina omavalitsus saab Iisraeli riigilt, saab toetust, kujutate ette, Iisrael toetab ja see on väga selline, kuidas öelda, Iisraeli vaenulik territoorium keset Iisraeli. Ütleme niimoodi, et kõik need palestiinlased sealt saavad vabalt käia Iisraeli, aga siis iisraellased või siis kui meie oleks sinna läinud, siis on nii-öelda omal vastutusel. Aga mida ma ütlen veel juurde seda, et Iisraeli riik ja rahvas on nüüd aru saanud lõpuks, et nad on olnud küll väga vastutulelikud, kui nad selle territooriumi kunagi loovutasid, mis aasta see täpselt oli, Palestiina omavalitsuse territoorium, et okei, et elame siis sõbralikult, et me anname selle maa teile, et nad tahtsid ka omada häid suhted Euroopaga ja näidata, et nad tulevad vastu ja samamoodi Gaza 2004, Gaza territoorium anti ära. 2005 toodi ära sealt. Ja olid seal, elasid ju juudid, neid tõsteti välja, Iisraeli riik andis neile oma uued majad, uued elamised. Ja mis selle tulemus on? Et nad on aru saanud, et nad on olnud liiga lahked ja liiga leebed ja näevad, et tegelikult palestiinlastel neil ei olegi mingisugust plaani elada kuidagi rahus, sest nende eesmärk, nende loosungid on merest jõeni ära hävitada Iisraeli riik, see on nende plaan. Ja nad istuvad väga mugavalt seal Iisraeli riigi keskel, see Palestiina omavalitsusala. Nii et Iisrael on jõudnud tõdemusele, et niimoodi asjad enam ei käi. Aga jah, kuidas me käisime ise seal, me olime tagasi teel sellel tuurilt, olime juhuslikult, sõitsime läbi ühelt mäelt, mille nimi oli Ebali mägi ja seal siis alustati nii-öelda uue asundusega. Olid kohale tulnud paarkümmend noort meest, kes siis hakkasid seda infrastruktuuri looma. Ja tegelikult ongi nii, et see oli küll Palestiina alad, aga nad ei ole olnud palestiinlastega hõivatud. Nii et nad ei tee seda mitte läbi sellise sõjalise konflikti, vaid rahumeelselt tulevad nendele aladele, mis tegelikult neile kuuluvad. Nii et selline lugu. Nii et me nägime tegelikult oma silmaga ja meil oli ka kokkupuuteid siis tegev sõjaväelastega, kahe inimesega, üks on kõrge sõjaväelane, teine oli ka küllaltki kõrge sõjaväeastmega ja siis me ikkagi kuulsime seda infot, mis tegelikult toimub, me ei hakka täna siin rääkima. Nii et väga palju meie meediasse jõuab, nagu sa ütlesid, läbi vasakpoolsete ka Iisraeli meedia, et Iisraelis on samamoodi, neil omavahel on ka seal erinevad parteid ja erinevad, ka need uskonnad on seal erinevad, eks ju, ja sellest ka selline erinev suhtumine teatud asja, seal on ka liberaale juhtide seas
nii et ja palju pattu ja kõik. palju pattu ja et selles mõttes me ei kindlasti lükkaks ümber selle, et me ei ole mingi reservatsioonideta. Me ei toeta pattu, aga me toetame seda Jumala plaani Iisraeliga ja me seisame selle eest ja palvetame selle eest ja kui siin ka kunagi mainiti, et parem nad palvetaks nende juutide eest, seda me teeme kogu aeg, palvetame ka Varro Vooglaiu eest samamoodi ja paljude teiste eest, nii et võib-olla siis, kas on midagi niisugust olulist, mida te tahaksite veel tuua või mis on, Karl, sinu võtmesõnum seoses selle tänase saate teemaga? No ma tooks kokku ajaloolised traditsioonid ja konservatiivse identiteedi, et kui inimesed esitlevad ennast konservatiividena, et siis mida see nende konservatiivsus hõlmab. Et konservatiivsus tähendab millegi vana säilitamist ja kui nüüd tuua see suhtumine juutidesse ja suhtumine Iisraeli, siis on meil kaks täiesti radikaalselt erinevat traditsiooni. Esimene on Eesti Vabariigi traditsioon. Eesti Vabariik oli esimene riik maailmas, kes andis juutidele kultuuriautonoomia. See oli 101 aastat tagasi. Wow. Ja see oli, juudid said Eestis rahvusvaheliselt ainulaadse staatuse. Nad said õiguse elada enda kommete järgi nii, nagu nemad õigeks pidasid. Seda ei olnud mitte kusagil, üheski teises maailmas. Üheski teises riigis maailmas. Ja teine pärand on meil Nõukogude propagandapärand. Ja võt huvitav on see, et Nõukogude propaganda muutus antisionistlikuks 1949. See oli natuke peale juudi riigi loomist. Enne seda oli suhteliselt neutraalne see asi, aga siis tekkis täiesti selline raevukas antisionistlik propaganda. Eriti 1960 kuni 80. Ja võt huvitav on see, et kui nüüd vaatame neid loosungeid ja neid sõnumeid, mida Varro Vooglaid ja Objektiiv jagavad, need on üks-ühele sarnased sellele Nõukogude aja propagandale. Täpselt samad kuvandid, täpselt samad sõnumid. Selle sümbolid on konksussõrmedega juut, verised käed, Taaveti täht, siis see triibukaabuga onu Sam, kes toetab teda kogu aeg, üks ja sama. Ja sealt on üks huvitav asi, siin võib öelda ka niimoodi plakatlikult võib öelda, et Komsomolskaja Pravda 1975 vastandina Eesti Vabariigi traditsioonile. Aga siit tuleb üks huvitav seos välja, et läbi aegade, ütleme, et viimased 70 aastat on toiminud kommunistide ja islamistide koostöö. Need on tihedalt seotud, alates sealt 48. aastast kuni siiamaani. Nõukogude Liit, mis põhjus tal oli olla Iisraeli vastu nii verine ja miks olid araablased nende vennad või miks praegu Venemaa ja Iraan on liitlased. Jah, aga miks praegu toetavad näiteks LGBT rahvas toetab Palestiinat? Kõik teavad, et kui nad palestiinlaste kätte satuks, nad notitaks maha ja kõige võikamal moel. Vägistatakse ära, jah. Mida iganes. Nad on täielikult verivaenlased, aga samas nad teevad koostööd. Küsimus on, et miks? Väga lihtne vastus on, nende ühine eesmärk on lääne maailma hävitamine, sellise judeo-kristliku baasiga maailma hävitamine. Ja selle nimel nad teevad koostööd. Ja nüüd küsime, et kui inimene on konservatiiv ja ta on teatud mõjuvõimuga, siis miks esitab ta selliseid vastasleeri seisukohti? Need samad abordid toetajad, nende teises käes on loosung vabastage Palestiina. Sama seltskond. Kuidas seda mõista? Kuidas see võimalik on? Kuidas sama sõnumit nagu jagatakse? Et siin on nagu... Siin tuleb selgus majja. Kõigil on nagu mõtlemise koht, et kus siin midagi valesti on. Ja ma veel ütlen, et miks konservatiivid peaksid Iisraeli toetama? Et sarnasused... Mõlemad on väikesed rahvad, nii Eesti kui Iisrael. Iisrael on 10 korda suurem rahvas, aga ikkagi ta on maailma mõistes väga väike. Mõlemad on pikalt võõra ikke all elanud. Mõlemad on laiali pillutatud.
meid on küüditatud, neid on küüditatud. Mõlemad on surutud mere ja vägeva vaenujõu vahele. Täpselt sama jälle, meil ei ole ka kuskile taganeda. Ja mõlemaid on vastaste poolt laimatud ja demoniseeritud. Et noh, võib ju öelda, et noh, eestlasi väga ei ole, on ikka küll. Vene ajal mäletame kõik, kuidas meid nimetati fašistideks ja siiamaani inimõiguste organisatsioonid käivad aeg-ajalt eestlasi nuhtlemas selle eest, et me kiusame venelasi ja teisi rahvaid siin, et meil on nii palju sarnast, et igaüks, kes on Eesti konservatiiv, peaks nagu leidma, et meil on nii palju sarnast, et ei ole mingit vähimatki mõtet vihata ja vaenata neid, sama hästi võime iseennast vaenata. Jah, just. Ja mina ütleksin ka lõppu ühe, kui on sul plaan lõpetada või tahad sa veel edasi jätkata, et minu sõnum oleks, kuna meie ei ole siin mitte selleks, et kedagi nüüd maatasa tampida, vaid meie eesmärk oli tuua see päästesõnum esile ja see oluline moment, mis aitab meid olla õnnistatud, mis aitab meid olla Jumala kaitsel, on see, et me rasketel aegadel toetame Iisraeli. Kas ta teeb valesti või teeb neid homofestivale või Iisrael on kogu aeg eksinud Jumala vastu ja ta taas meelt parandanud ja tulnud Jumala juurde. Ja Jumal ise tegeleb Iisraeli rahvaga, tema tegeleb nende patuga, tema tegeleb nende meeleparandusega. Tema toob nad jälle tagasi omale maale üle kogu maailma ja sinna tuleb tagasi meie päästja Messias Kristus. Ja ma tahaksin deklareerida. Kui sa räägid, ma ainult ütlen korraks vahele, et kui sa ütled, et Jumal tegeleb oma rahvaga, siis tõepoolest, et me oleme tunnistajad, kuna me oleme juba pikalt ka olnud tunnistajad sellele, mis toimub Iisraelis ja kokkupuuteid on olnud ka selliste kohalike erinevate rabide ja poliitikutega, siis me võime kogeda, kuidas nad on ka nagu rohkem ja rohkem muutunud avatuks kristlastele, et Jumal teeb nende sees tööd ja meie aga jätkuvalt palvetame. Meil on palvekoosolekud, kus me iga palvekoosolekul palvetame Iisraeli eest, juutide eest ja selle eest, et Jumal avaks nende silmad, aga see on Jumala töö. See ei ole meie töö. Ja see, et nad on praegu veel kuidagi, nende silmad on suletud, ei tähenda, et me peaksime nendesse kuidagi suhtuma halvustavalt. Tõrjuvalt, jah. Vaid Jumal tegeleb nendega ja tuleb aeg, kus nad tunnevad ära oma Messia, Jeesuse Kristuse. Ja see on see, et kui me oleme nende vaenlased, miks nad peaksid meid usaldama? Piibel ütleb nii, et Jumal teeb juudid kadedaks, paganad teevad neid kadedaks. Ja kuidas saab me meid kadedaks teha, kui me neid vihkame, nad hoiavad meist eemale. Meie peame palvetama selle eest, et nad hakkaksid usaldama kristlasi, sest kristlased on väga palju. Me tajume seda usaldust praegu, et Jumal on liitnud kokku juudid, rabid ja kristlased ja nad on järjest iga aastaga rohkem vastastikune usaldus ja Jumal teeb oma tööd, nii et meie toetame Iisraeli, aga mina tahaksin, et Jumala sõna jääb peale. Ja ma deklareeriksin siin praegu seda, et meie kristlastena ja ma julgeksin öelda ka eestlastena, sest Jumal praegu kuuleb seda palvet. Meie kristlastena deklareerime siin täna Tallinnas, Eestimaa pealinnas, et me oleme prohvetlike kuulutuste ja oma usu juurte alusel Iisraeliga tema territooriumi küsimuses ühtsed. Me kuulutame, et meie toetus on põhimõtteline, püsiv ja jätkuv, sest meie usk on rajatud samale vundamendile. Me usume Iisraeli Jumalat, selle Jumala lepinguid oma rahvaga, selle Jumala prohveteid ja nende kuulutust. Me usume sama seadust, samu tõotusi ja ootame sama Messiad. Rahu olgu Jeruusalemmale. Amen. Amen. Ja tõepoolest, et meid kuidagi ei morjenda selline tagakius ühest küljest. Muidugi me tunnetame, et piir on ületatud ja väga paljud inimesed küsivad ka meie käest, et miks te midagi ei ütle. Aga see absoluutselt kuidagi meid ei ärrita, ei morjenda, sest meie teame, millel me seisame Jumala sõnal ja soovitame ka kõigil rohkem isiklikult lugeda Jumala sõna, et siis saavad nii paljudki asjad selgemaks.
ja täna ma võin täiesti aru saada, miks paljud või enamus vabakogudusi, evangeelseid kristlasi ei pea enam võimalikuks toetada ka Objektiivi kanalit, see on täiesti arusaadav, kui niimoodi otseselt mõnitatakse ja halvustatakse, siis paljud on seda meile ka nii-öelda kajastanud, meiega suhelnud. Nii et me oleme kõik Jumala lapsed, pole vahet, millist denominatsiooni sinu kirik kannab. Kui sa oled võtnud vastu Kristus oma päästjaks, siis sa oled Jumala laps ja sa ei ole mingisugune posija või ma ei tea, mis nimed seal meil kõik on. Me ei häbene evangeeliumi. Me ei häbene evangeeliumi. Ka keeltes rääkimist, see on muidugi teine teema. See on piibellik. See on piibellik, me teame kõik 4 pühipäeva ja me ei hakka praegu sinna minema. Lihtsalt ma ütlen, et lugege piiblit ja katsume niivõrd piibellikult jääda nagu piibliga nagu ausaks kui võimalik, et piibli printsiipidele ustavaks. Aga veel lõpusõna, on sul veel midagi? Sul oli nii palju häid mõtteid. Liigagi palju. Liigagi palju, et me võib-olla tuleb jätkusaade, me ei tea, et siin on nii palju rääkida. Aga ma loodan, et kes vähegi niimoodi ausameelselt kuulas, siis kindlasti täna oli siin väga palju sellist seletust ja võib-olla infot, mis aitab rohkem mõista, aitab paremini mõista ja meie auto, oli sul midagi öelda? Ei. Ütleks lihtsalt Mattuse 7.15 puud tuntakse viljast, et inimesed, praegu me avasime osa nendest asjadest, mis seal toimusid ja mis valesti oli seal öeldud ja seesama puud tuntakse viljast ütlebki, et oluline ei ole see, kuidas inimene ennast kirjeldab või kuidas ta ennast väidab olevat, vaid oluline on see, mida ta teeb ja mida ta tegelikult räägib. Et selles mõttes, ma ütlen, et mind häiris kõige rohkem võib-olla see, et maises plaanis ma nägin seal päris sellist jõulist kiiluajamist konservatiivide vahele. Jälle, et siin seesama, seal oli rohkem neid lauseid, aga seesama, et EKRE juhtkond toetab genotsiidi ja kõiki neid õudsaid asju ja siis mingisugune õilsate konservatiivide seltskond ei saa sellega nõus olla. Nii et juba on selline lõhe paika pandud, et kui inimene ütleb, et inimesele antakse nagu valik, et kas sa toetad mingisuguseid mõrtsukate toetajaid või toetad sa õilsaid inimesi, kes ei ole nõus. Aga me näeme, et kõik need asjad on tagurpidi keeratud. Ja selline valedel baseeruv lõhe tekitamine ei ole aus ega õiglane ega hea. Et seesama materjali ette valmistades ma leidsin, et päris huvitav, et kas eestikeelne väljend ussi ajamine, kas see on ka piiblist pärit. Et esimene Moosese 3.1, aga madu oli kavalaim kõigist loomadest ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud. Et alati selline mingi asja lõhkumine algab kahtluse ja külvamisest. Ja kui keegi tahab mingit organisatsiooni laiali lammutada ja tegevusvõimetuks teha, siis esimene asi, mis ta teeb, ta istutab sellise kahtluse ussi nende juhtide suhtes. Kas need juhid ikka on sellised, keda peaks tegelikult järgima ja kas nad ikka on sellised, et neid peaks kuulama ja kui selline ussi sõna hakkab oma tööd tegema, siis ongi nii, et tekivad lõhenemised. Ja see on vili. Ja sa tunned sellest, mis puu on. Puud tuntakse tema viljast. Kui see on vaen ja lõhenemine, siis ei ole mitte teps hea puu. Sa võid väga ilusasti ennast esitleda džentelmenina, härrasmehena, rääkida tõde, nagu öeldakse, ja vahest räägib ka, aga Oht on just selles, et kui inimene on nagu saavutanud sellise positsiooni, kus teda võetakse tõeapostlina, et kui tema ütleb, siis on tõsi.
ja kui juhtub siis nii, et ta kogemata nagu päris tõtt ei räägi, siis inimesed võtavad seda ikka tõe pähe. ja see on väga ohtlik. See võib palju kurja teha. Tõed kallutatud informatsioon. See kõik mõjutab neid, kes ei ole kindlalt rajatud. Sest tegelikult me teame, et see suurim, nagu me ennem ütlesime, see suurim põhjus või iva on just see vaimulik küsimus. Ja need, kes on rajatud Jumala sõnale, kes tunnevad Jumala sõna, siis neid ei ole võimalik kallutada või eksitada, aga piibel ütleb isegi, et saatan on tulnud, et eksitada ka neid, kes on ära valitud, kui võimalik. Ja kui võimalik, jah. Nii et just. Ja see aeg on praegu just see, kus see eksitaja hääl on väga tõe hääle sarnane. Ja see on see üleskutse olla valvas praegu. Meie oleme valinud toetada Iisraeli, seista koos Iisraeliga ja me kogeme Jumala õnnistust. See, et piiblis on öeldud, et ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja nean neid, kes sind neavad. Me reaalselt kogeme Jumala õnnistust, absoluutselt, väga võimsalt, et see sõna on tõsi. Ja meil on rahu südames, meil on tuleviku lootus, me oleme õnnistatud. Aga tänaseks siis lõpetame ja võib-olla, kui teil on küsimusi, palun saatke Elisa treeningkeskuse Messengeris, saatke meile tagasi või meie meilile leiate Elisa treeningkeskuse Facebooki lehelt ka meie meiliaadressi. Saatke küsimusi, kui teil on küsimusi Karl Olavile või Liidiale, siis palun saatke oma küsimused. Ja tahame ka tänada teid tagasiside eest, et me ei ole küll väga seda küsinud, aga te olete nii toredad meie vaatajad, et te saadate meile tagasisidet üsna palju ja väga ka positiivset, julgustavat tagasisidet. Nii et täname teid vaatamast, kuulamast ja kohtume varsti.